Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Infortari turundusdirektor Mart Mikk. Tere. Tere. No nagu me siin selles persooni tagasivaates ikka teeme, et me läheme päris karjääri algusse, kus mingid mõtted tekkisid, kuidas üldse karjääri ots tekkis ja kuidas me seal oleme, kus me praegu oleme ja mis me sellest elust oleme kaasa võtnud. Mart, kas sina keskkoolis juba teadsid, kes sust saab? Mul on alles üks klassikirjand, ma arvan 3. või 4. klassist. Päris väiksena ma tahtsin saada ekskavaatorijuhiks, aga kuskil vist 4. klassikirjandis oli mul kirjas, et mina tahan saada ooperilauljaks. Selline suund oli mul, ma ei tea, kas paraku või õnneks kodust kaasa antud, et ma olen nii-öelda teise põlvkonna teatriinimene, kuna mu isa siiamaani väga teravalt mõtleb ja käib teatriga kaasas 91-aastaselt. Oli kindlasti selles väga suur mõjutaja, minu ema oli väga suur operetisõber ja onu allkorrusel jälle kuulas väga palju džässi, nii et sealt tuli selline võib-olla teine nagu hobi pool, aga jah. Ja siis ma selleks ka sain. Ma olen enda jaoks teinud sellise statistika, et ma olen ooperilauljana laulnud üle 30 erineva rolli 16 erinevas teatris. Nii et sellise vabakutselisena tegin päris pika nii-öelda karjääri, nagu öeldakse, aga ja õppisin ka, tegin magistri Sibeliuse akadeemias Helsingis. Nii et elasime perega 6,5 aastat Soomemaal, kolisime sinna nädal aega pärast Augusti putši, sel hetkel ei kujutanud üldse ette, mis juhtuma hakkab. Aga see Soome periood küll õpingutega seonduvalt ja ka töötades seal andis tegelikult väga mõnes mõttes nagu sellise eelisolukorra, kuna sellel hetkel ei olnud keegi meist elanud kapitalistlikus ühiskonnas. See oli sellel hetkel nädal aega alles kestnud, kui ma Soome kolisin. Nii et ma küll kahjuks jäin ilma nendest tormilistest 90-ndatest Eestis. Ma ei näinud, kuidas siin see möll, aga sellel ajal ma elasin sellises välja kujunenud kapitalistlikus ühiskonnas, kus lisaks veel ooperimaailmas, kus oli hästi selgelt planeeritud, palju ma teenin raha, palju ma kulutan raha ja mida ma teen täna aasta pärast. Et see oli üks selline nagu osa ja mida ma olen tänaseni mõnes mõttes, see on jäänud minusse sisse, et ma olen pigem selline pikalt etteplaneerija ja vaataja. Ja siis, kui lapsed hakkasid kooli minema ja me otsustasime, et me kolime tagasi Eestisse, sest me tahtsime, et meie lapsed käiksid Eestis koolis, sellel hetkel oli Rahvusooperis olukord, kus minu teeneid tegelikult ei vajatud, sest et oli päris pikk pink juba ees väga silmapaistvaid lauljaid ja siis selleks, et säilitada nii-öelda enda elukvaliteet, ma küll mõned aastad veel tegin, samal ajal käisin veel mujal etendusi laulmas, sai otsitud töökohta. Kuna mul hääl on selline, et ma olin juba mitmeid reklaame lugenud, kusjuures ooperilaulja hääl ei ole ilmtingimata hea reklaamide lugejaks, sellepärast et ooperilaulja hääl on koolitatud hästi teravaks ja läbilõikavaks ja reklaami lugejal oleks hea, et see spekter nii-öelda ka visuaalselt oleks hästi lai, siis ma natukene õppisin ümber. Aga kuna ma reklaame olin lugenud, siis küsisin meie perekonnatuttava Linnar Viigi käest, et ega sul ei ole äkki mõnda töökohta soovitada, et ma
erialaväliselt, olen suhteliselt palju lugenud, noa ja kahvliga oskan süüa, tean, mis värvi sokke tuleb jalga panna, oskan käituda, siis ta ütles, et kas sa oled mõelnud mõne ministriameti peale äkki? Ma ütlesin, et ei, aga siis me jõudsime Linnariga koos selle reklaamiagentuuri valiku peale ja siis Linnar tutvustas mind tolleaegse kontuurdisain oli sellel hetkel veel selle agentuuri nimi, kontuurirahvaga ja siis minust sai alguses copywriter ja siis õige pea ka kontuur Leo Burneti creative director. Nii et sellel aastal muideks, Alar, kui saate nimi on Point või podcasti nimi on Point. Et see oli, kust see alguse sai, see Point oli hästi kuulus telereklaam, mis tehti radiolinja 256-le, kus mängisid Taavi Eelmaa, Andrus Vaarik, Indrek Taalma, Marko Matvere ja see oli reklaam, mille tegid Kaido Veermäe ja Henri Jääger ja see oli hästi selline, ta sai hõbemuna ja sealt sai alguse, ma arvan, selline Point väga nagu selline läks rahva hulkadesse. Ja siis ühel hetkel kontuur Leo Burnett ostis, kuna sellel ajal hakati, ütleme 2000 alguses hakati hästi palju rääkima integreeritud turunduskommunikatsioonist, mis siiamaani natukene meenutab Jeesus Kristust, et kõik on temast kuulnud, aga päriselt keegi seda näinud ei ole. Ja siis olid sellised täisteenust pakkuvad kommunikatsiooniagentuurid ja kuna kontuuril puudus üritusturunduse või sündmusturunduse, tänase päevani vaieldakse, kas on sündmus või üritus, räägitakse, et üritus on mingi nurja läinud katse, aga samas Eesti õigekeelsuses sõnaraamatus on olemas sõnad spordiüritus, massiüritus, et kas need on siis kuidagi nurja läinud katse, et ma ei tea, et ma selles mõttes ma jään selle ürituste juurde, kuigi ma kasutan nii-öelda sünonüümina sündmusi. Aga kontuuril oli puudus sündmusturunduse valdkond ja osteti ära sellel hetkel ka päris nii-öelda tõusev ettevõtte selles valdkonnas nimega Royal Service ja kuna mul oli lisaks kapitalismile ka ikkagi kultuuri taust kõva, siis Madis arvas, et see oleks hea. Madis arvas, et see oleks hea ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et see oli ka Madiselt poolt väga õige liigutus. Pärast mind tuli kontuuri creative directoriks legendaarne Urmas Vilman, kes on muideks minu paralleelklassi vend ja ma arvan, et kõik võitsid sellest ja Royal saavutas ütleme nende peaaegu ikkagi see oli siis juba 5 aastat, ütleme kokku ma olin 15 aastat turunduskommunikatsioonis nagu agentuuri poole peal ja sellel ajal Royal saavutas nagu kõik võimalikud kuldsed munadaamrid ja isegi ühe diplomi New Yorgi ühel just nimelt sisekommunikatsiooni agentuuri või tööde konkursil Midas Awards ja ma arvan, et see on siiamaani Eesti sündmusturunduse üks kõige kõrgemalt hinnatud töö, see oli SEB-ga tehtud üks sisekommunikatsiooni lahendus. Kuule, ma tahan korra pärast mõni sammu veel tagasi tulla, räägi mulle, kui sa läksid Soome, et sa olid ju Soome televisiooni näinud, on ju? Kas see elu oli nii, nagu reklaamides oli? See elu oli parem. Reklaam on alati elu, küll võib öelda, et ilustatud osa, aga mis mulle Soomes väga meeldis, oli see stabiilsus, millest mul siiamaani, see kohati ajas muidugi ka öökima, sest et me isegi vahepeal mõtlesime abikaasaga, et me kirjutame raamatu sellest, kuidas on seadusekuulekas ühiskonnas
eeldatakse, et kõik inimesed tunnevad seadusi, kui sa lähed bussi, siis sul on õigus lapsevankriga saada tasuta sõita, aga sellisel juhul, kui see laps on seal vankris, kui isa hoiab seda last kaenlas bussi sisenemise hetkel, siis see õigus kaob. Ja siis, et kuna lapsevanker ja laps peavad moodustama ühise pakendi. Et kohati sellised asjad olid muidugi väga, ütleme, frustreerivad, aga tegelikkuses ma arvan, et see, millesse me oleme tänaseks päevaks jõudnud, see kapitalism ja see, meil on soomlastelt, me oleme ammu tahtnud öelda, et me oleme nendest möödas, aga tegelikult veel ei ole. No neil on kapitalismi olnud ikka väga palju rohkem. Just. Teine asi, mis mind huvitab, on see ooperilaulja pool, et mõtleks korra selle peale, et sul on geneetika andnud kaasa, eks ole, hääle, ma eeldan, ja siis seda häält on treenitud või sa oled ise treenid seda, eks ole. Ütle mulle, mina kogu aeg mõtlen, minu mõtlemine ei ole selline, et ma suudaks midagi meelde jätta. Mul on mingi teine nagu anne antud, eks ole, ma suudan mingisuguseid siduses või hästi enda peas tekitada, aga et nagu lihtsalt luuletust juba pähe ajada on nagu mul olnud kogu aeg nagu megaprobleem, siis ma kogu aeg mõtlen näitlejate, lauljate peale. Kuidas, kas sul on piltmälu, et sa suudad selle pika ooperi nagu endale need sõnad kõik pähe ajada, kuidas see käib? Sellest võiks rääkida pikalt, need on nii-öelda, nagu sa tead, haritud inimesena, et on olemas ajutreeningu erinevad vormid, aga see on töö. See on töö ja tihtipeale sa pead ennast ka, ütleme, kui algavad juba proovid, siis on asi lihtne, et kui sa tõstad tassi, siis sellel ajal on see lause või see meloodia, et sa viid need asjad kokku. Aga sellel ajal, kui sa seda rolli õpid ja siis ajad ju lihtsalt pähe, siis oleneb meetodist, et eks see kordamine on ikka alati see tarkuse ema, et sa pead ühte fraasi üleüldse. Ma nüüd kuulajatele paneks korraks südamele seda, et kui te lähete kuulama mõnda muusikateost, siis mõelge korraks selle peale, et see esitaja või interpreet on igat fraasi tundide kaupa harjutanud. Et see, et harjutatakse päevas 5, 6, 7 tundi, on täiesti tavaline. Ja see on üks asi, mis tihtipeale mõeldakse, et see interpreedi elu see on justkui nagu hobi, et seda tehakse, et see on tore, see on inspireeriv, see on lõbu, tegelikkus on nagu hoopis teises kohas. Ja nüüd mina hästi palju rolle õppisin selgeks lastega Kelgumäel näiteks, et nemad sõitsid kelguga mäest alla, mina kogu aeg käisin ja ketrasin neid sõnu ja asju. Üks kord on mul tekkinud laval ka selline plokk, et ma teadsin, et 3 sekundi pärast ma pean laulma. Ma ei teadnud mida, mis meloodia, mis sõnad, aga seal aitab, sellisel juhul tuleb appi see nii-öelda see lihasmälu, et sa teed lihtsalt suu lahti ja see tuleb. Aga et see on praegu nii-öelda kogu kultuurivaldkonna selle palga läbirääkimiste või palga temaatika väga oluline osa, et unustatakse ära, et see ei ole hobi, vaid see on väga karm ja aastaid ja ka õppe mõttes, individuaalõppe, individuaaltunnid. See on väga kallis valdkond iseenesest. Aga kultuur on juba ükskord see, mis lisaks ettevõtlusele üldse ühte riiki ja rahvust hoiab elu. Vaata, miks ma sellele viitan on see, et ma olen kogu aeg imestanud, et minu nagu juhendaja või ütleme õppejõud on olnud läbi aastate Linnar Priimägi, eks ole, kelle all ma õppisin ja ma mõtlesin, kuidas ta nagu teab nii palju fakte, et ta teab nagu kõik, eks ole. Ja siis ma küsisin, et ütleb, et tal on fotomälu.
ta mäletab kõike, mida ta on kunagi lugenud, sõna-sõnalt kohe, on ju. Ja siis ma kogu aeg mõtlen, et kas need, kes lähevad nagu näitlemisse või nagu laulmisesse või nagu sinu puhul ooperit laulma, et kas sul on ka fotomälu, et sa lihtsalt mäletad, et ei tule, aga kas sa tead kolleege, kellel see tuli nagu niimoodi, et ma ei räägi sellest nagu, et kuidas rõhutada midagi, aga et need sõnad on nagu väga lihtsalt meelde jääma. Seal on veel üks asi, ma võib-olla ei vasta praegu sinu küsimusele, aga seal on veel üks asi, et kui sul on vaja homseks saada näiteks sa pead hüppama sisse mingisugusesse teosesse, asendama kedagi, mis on teatrimaailmas hästi tavaline, kuidas algavad nii-öelda inimeste karjäärid, et ühel hetkel keegi jääb haigeks ja siis on vaja kedagi, kelle närvikava peaks vastu selle, et ta hüppab homme lavale ja teeb mingisuguse rolli, mida ta ei ole võib-olla ette valmistunud ja harjutanud aastakümneid, siis on nii-öelda power meetodil õpitakse see asi selgeks ja usud või mitte, ülejärgmisel päeval ei mäleta. Mitte null. See on nagu eksamiks täiesti null. Et jaa, seda nägemismälu on ka raske selles mõttes, ütleme, ooperi klaviir või nii-öelda noodiraamat, see on ka üks 200-300 lehekülge, sa ei saa öelda, et sul iga lehekülg jääb nagu leheküljena, see on ju, sa loed seda nagu raamatut ja siis sa pead selle raamatu pähe õppima. Kui sa lavale lähed, mis sa lavalt saad? Või sa oled palju laval käinud, on ju? No, ma natukene saan seda võib-olla tuua paralleeli, kui sa lähed, sa oled õppejõuna ka töötanud, eks ole, räägime sellest ka ilma, aga et lähed ette, siis see on ka nagu lava tegelikult, lihtsalt publiku arv on väiksem, on ju, kohati võib see 100 ka olla. Mida sa tunned laval? Kas see on niisugune täielikult kodune situatsioon või on mingi närv sul on või ei ole? Või? Absoluutselt on närv, loomulikult, et see adrenaliin on ja jääb esimesest korrast viimaseni, kui sul seda ei ole, siis ka ei toimu midagi. Lihtsalt mis teeb selle interpreedi ameti meeletult adrenaliini rohkeks, on töötamine ülikriitilises keskkonnas, tegelikult ka nagu üliõpilastega suheldes. Sul ei tule kunagi teist võimalust jätta esimest muljet, mis on ülitähtis, siis iga heli või sõna, mis sa lased lendu, kui sa veel loengus saad ennast parandada, siis sa ei saa laval seda teha ja sa töötad ülikriitilises keskkonnas sellepärast, et esimene inimene, kes on sinu vastas, on dirigent, kes nõuab sinult ilmvõimatut, et see oleks perfektne. Dirigendi selja taga on võib-olla 100, aga võib-olla ka 1000, võib-olla ka 3000 inimest, kes on seda sama esitust kuulnud, ma ei tea, Giaurovi või Boris Hristofi esituses. Võrdlus käib kogu aeg ja võrdlusplaatidega, kus on nii-öelda või salvestustega, kus on kõik filigraanne ja siis sinu selja taga on umbes 40-60 koorilauljat, kes arvavad, et nad oleks selle palju paremini teinud, pluss veel kolleegid sinu kõrval. Et see töötamine ülikriitilises keskkonnas on teine asi, mis seda adrenaliini kogu aeg üleval hoiab ja seda närvi sees hoiab. Ja siis, kui sa hakkad mingil naljakal hetkel napakal kombel seda nautima, siis saabub mingisugune selline enesekindlus ja nagu rahulolu sellest. Kaua sul läks aega kogu selle karjääri jooksul, millal sa hakkasid kohe nautima seda või? No reeglina sa ikkagi hakkad, sest et alguses on sul ka enesekriitika palju madalamal ja sa nagu ei mõtle liiga palju. Mida vanemaks sa saad, ja see on ka sündmusturunduses väga oluline, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem oled sa näinud asju, mis võivad nagu valesti minna ja mille pärast sa natukene võid hakata muret tundma juba enne, kui see asi kõik peale algab. Et näiteks on ilma naljata mu ka oma töökollektiivis, eks ma ikka aeg-ajalt teen mingisuguseid sündmusi või juhin ka mingisuguseid tseremooniad või gaalaõhtuid. Ja siis usud või mitte, mul on täistekst valmis varukoopiaks ja ma olen informeerinud kolleege
kes tuleb minu asemel, kui ma trammi alla peaks jääma. Sest ka selline asi võib juhtuda. Interpreet, sa ütled. Interpreet, eesti keeles ilusti öeldud. Sul on ees tegelikult ju täpselt, mida sa pead ütlema. Ja sul on tegelikult juhendaja, kes algul ütleb täpselt niimoodi, sa pead ütlema selles koosluses. Palju sul iseennast on võimalik üldse panna sisse? No aga ongi isikupära ongi see, mida inimesed tulevad teist ja kolmandat korda vaatama või kuulama. Ma arvan, et räägi see läbi, mis see isikupära on, kas see on häält sa pead ju vastavalt nii, nagu on ette näitud, kas see on sinu tämber, on see sinu nagu liikumine, on see su näo liikumine, mis seal on, mis see eripära on? No need ongi kõik kokku, sest et meie hääled ei ole sinuga sarnased, meie musikaalsus on erinev, nii-öelda fraseerimine, mõtte kohale, siiamaani räägitakse Georg Ots. Kuulates tema salvestusi, mida inimesed peaksid tegema oluliselt rohkem, isegi salvestustest saab aru, kui hästi Georg Otsa poolt lendu lastud mõte jõudis inimesteni. Isegi kui ta laulis neid nii-öelda sel ajal oli hästi kombeks, et nii-öelda originaalkeele asemel kasutati eesti keelt, et justkui nagu, et siis jõuaks mõte paremini kohale, aga isegi ilma keeleta see mõte jõuab paremini kohale läbi inimese nii-öelda väljendusoskuse. Ja me oleme abikaasaga käinud, ma arvan, näiteks Puccini ooperit Bohème vaatamas, ma arvan, 20 erinevat produktsiooni või lavastust. Ja sa naudid esitusi, sa naudid ka lavakujundust ja ajalooliselt, kui rääkida ooperi ajaloost, mis on juba üle 400 aasta vana, ega Itaalias teatris käimine, see oli selline meelelahutus, ega nad ei käinud seda ooperit kuulamas algusest lõpuni. Lihtrahvas istus põrandal, varakam rahvas istus loožides, seal söödi, joodi, võib-olla tehti igasugused asju seal kardinate taga. Ja siis, kui tenor oma aariat hakkas laulma, siis tõmmati kardini eest ära, kuulati, kuidas sellel mehel täna ülemine too tuleb. Too tuli ära või ei tulnud, kardin kinni ja läks melu edasi. Et selles mõttes ka ooperi suhtes me võib-olla räägime täna turunduspodcastis liiga palju ooperist, aga ka see on üks asi, mis on inimese silmaringi arenemise mõttes väga oluline, et sa teed endale selgeks, mis on mängureeglid. Muidu sa lähedki teatrisaali, mõtled, et nüüd peab olema hästi viisakalt ja vaikselt ja hästi tõsise näoga, aga mine kusagil Itaalias või Metropolitanis New Yorgis või kuskil tuleb üks laulja lavale, inimesed naeravad. Näiteks Don Giovanni etendus Mozart käisime just New Yorgis vaatamas, üks tütarlaps tuli, ta oli veel noorte lauljate programmis, ta tuli lavale ja ta oli suur, liialdamata väga suur. Ja inimesed naersid selle peale, et tuli ooperi lauljanna lavale ja inimesed naersid selle peale. See oli kohutav hetk, ma mõtlesin, et mida see vaene tütarlaps mõelda võib. Kui etendus lõppes, siis ta laulis nii hästi, et ta sai kõige kõvem aplausi. Et selles mõttes ka inimene publikuna peab olema aus, võtma vastu, naerma, kus on naerukoht, nutma, kus on nutmise koht ja plaksutama seal, kus on plaksutamise koht ja ilmtingimata ei pea tõusma alati püsti, kui etendus on lõppenud. See on mingisugune uus trend, et vaevalt on etendus lõppenud, mis võib olla kellelegi jätab väga sügava mulje, aga selleks, et mina esimesena püsti tõuseks, peaks olema tõesti mingi väga kõva asi. Ja neid juhtub paar korda elus. No see on nagu lennukis vahel plaksutavad need inimesed. Miks me räägime ooperist või üldse nagu laiemalt? Mina ütleks, turundaja peabki väga laialt kultuuriruumi vaatama. Et kui ta seda ei vaata, siis ma ütlen, et ta ei ole mingi turundaja, eks ole, ta ei saa nagu ühiskonnast aru. Aga tahan veel selle kohta küsida, et kui ma lähen õpetama, siis minu jaoks on tund läinud korda, kui ma tean, et üks mõte jõudis ühele kohale.
et ta sai midagi rohkem, kui ta sinna tuli, eks ole. Et noh, et see algul mulle jõudne see probleem, et noh, et miks ma seda algust ka küsisin, eks ole, et läksid ette, tundsid, et õudselt rabelesid ja nagu kuidagi energiat läks ära, midagi tagasi saanud. Ja siis ma nagu defineerisin enda peas ümber, et mida ma nagu lähen andma. Et kui sina lähed laval või läksid laval ja noh, ka tegelikult hiljem oled, on ju, kuidas sa defineerid enda jaoks õnnestumise? Noh, üks on see, et ma rääkisin õiget asja, mis pidin rääkima, noh, et päris ei läinud aiaaugust rääkima, aga mis on see õnnestumine publiku seisukohalt sinu jaoks? Kõige ohtlikum asi, mis öeldakse, on sugulased saalis ja õlale patsutavad garderoobikaaslased. See on nagu kõige valem tagasiside üldse, mis saada võib. Väga õige, mis sa ütlesid, et kuidas tekib see tunne, et sa oled midagi saanud. Tänapäeva loengutes teatavasti on lubatud kasutada sülearvuteid. Sa lähed loengut andma, kõikidel on läpakad lahti. Minu jaoks esimene suur võit on see, kui need läpakad hakkavad üksteise järel kinni minema. Et tähelepanu hakkab kolma. Tundub selline, et midagi on sellist, mis neil nagu kõrva segab ja nad hakkavad, alati võib öelda, et nad konspekteerivad, aga see on esimene. Ja siis teine asi, mis ma ütlen ka turunduses, eriti ka sündmusturunduses, mind on väga raske kelgult maha või rongilt maha saada, aga aeg-ajalt ma tunnen mõneks sekundiks, et kus ma nüüd olin, et ma unustasin korraks ennast ära ja nende 3 sekundi nimel, kui sa ütled, et üks inimene on muutunud, mina ütlen, et kui 3 sekundit sa suudad inimesed täiesti endast välja viia kusagile mujale, kas emotsionaalselt tekib tal mingisugune klomp või mingisugune selline ohoo, et see on väga suur võit. Ei ole võimalik, isegi Hollywoodi märulifilmides ei ole võimalik hoida tähelepanu üleval kõik need 120 või 100 minutit. Vahepeal tekivad lained, nagu tekivad ka turunduses lained. Ei ole võimalik kogu aeg paugutada välimeediat või trükimeediat, vahepeal on sellised lained. Väga huvitav, ei ole nii mõelnud. See mõnes mõttes eesti keeles võib-olla isegi raske sellist sõna panna, et sa nagu pakud talle mingi hetke kogemuse, eks ole, millest ta nagu üldse ei olnud arvestanud ja ta läheb mingitse nagu korra nagu teist maailma. Et see nagu kindlasti meil loomeprotsessis on ka kaasasti tihti peale. Väga huvitav. Kui sa, ma olen mõelnud kogu aeg, et nagu laval olemine on nagu selles mõttes huvitav töö, et see on üks väheseid ameteid, mille kui sa oled mingisuguse oma akti ära teinud, siis sellele järgneb plaksutus, et noh, meil võiks ju ka kontoris, et me tegime päeva ära, miks keegi ei plaksuta. Ja siis on mingid ametid on ja ma olen muuseas ülikoolis täheldanud, et on loenguid, kus plaksutatakse pärast, et järelikult oli midagi. Et kuidas seda nagu vaatad, et sa oled palju töötanud ju, noh, täna ka oled sellises ametis, et ma ei usu, et õhtu lõpuks plaksutatakse või plaksutatakse? Mul on loengutes alati plaksutatud. Loengutes jaa, aga ma mõtlen näiteks korporatiivelus, et miks see erisus tuleb? Et performance on mõnes mõttes ju sama. Siin on üks huvitav aspekt. Kusagil justkui armastatakse rääkida sellest, et ma tahaks pensionile minna, ma tahaks, et mul oleks nii palju raha, et ma saaks peesitada kusagil palmi all. Päris elus. Võib-olla kindlasti on mingid erandeid, nende eranditeniga võib-olla ma olen ühesõnaga, päris elus on igal inimesel olemas saavutusvajadus. Ja seda saavutusi on igal inimesel iga päev mitu tükki. Ja põhiliselt on need just nimelt seotud tema tööeluga. Sellepärast inimesed käivad töökollektiivides ja võib-olla see oli üks asi, mis kodukontor, me ei räägi introvertsetest inimestest, kelle jaoks kodukontor on ainuvõimalik asi, aga ka nemad saavad saavutuse sellest, kui nad oma suletud keskkonnas saavad millegagi hakkama, lõpetavad oma mingisuguse töö, saavutavad selle, mida nad tahtsid ja sealt tuleb ka selline väike dopamiin igale ühele. Nüüd
kui inimene ainult lösutab hommikust saadik õhtuni ja ei tee midagi ja ei saavuta midagi, siis jääb tema elus üks väga oluline nagu komponent puudu ja ta hakkab sellest puudust tundma. Siin on üks erand. Inimesed, kes on pööraselt intelligentsed, kellel ei ole iseendaga mitte kunagi igav ja kelle saavutus on see, et ta konstrueerib enda peas geniaalseid mõtteid, lauseid, tihtipeale isegi neid kirja panemata. Et selleks ei pea raamatut välja andma. Ta tunneb rahuldust sellest, et ta koostas ühe mingisuguse lause või mõtte ja see on temale pakub rahuldust. Aga kui ta ei ole juhuslikult see Marcus Aurelius, siis tal on vaja seda reaalset tegevust, mida viia lõpuni, mis toob talle rahulduse, pluss kolleegide tunnustuse. Aga seda nagu õngitsema minna muidugi oleks ja, no see tunnustus on siis teistmoodi, see ei ole selline plaksutav tunnustus. Ei ole, aga see ei olegi, see tunnustus ei ole ainult, miks ma ka seda püsti tõusmist teatrietuse lõpus, et see on selline, see on teatri ka näitleja ja interpreet tunneb ju ise väga hästi, kas läks hästi veel einud, et kuigi teinekord on see ka petlik, aga et see tunnustus, sa ise saad aru tegelikult, et läks täkkesse ja siis kui väga täkkesse ei läinud ja siis kõik krapsti püsti tõusevad, see on veel nagu selline, siis on selline, et sa oled 3 tundi teinud rasket tööd ja siis keegi tuleb ja ütleb, tubli olid. Ma tahaks seda teemat lõpetada sellega, et kui see etteaste läbi saab, on ju, ma olen liinitöötajatelt küsinud, et kuidas sa tasud seda tööd, et sa kogu aeg teed ühte samat asja, on ju, ja et miks sa seda tööd tahad teha? Ma olen palju tootmisettevõtetes on. Ja ta ütleb, et tead, et kui vahetus läbi saab, et siis ma enam üldse ei mõtle selle peale ja ma saan kohe minna oma muudesse asjadesse. Absoluutselt. Ja ma olen tähele pannud, ka õpetades seda, et see on ka performance ja olenevalt publiku suurusest, on ju, natukene selle teema raskusest ja kui excited sa ise lähed, on ju. Et see niisugune nagu mahakerimine võtab aega, erinevalt siis. Mõne asja puhul on see, et läbi ja ma juba lähen ja mõne puhul on see, et ma pean korra istuma natukene nagu sellega. Ja võibki olla nii, et mul läheb veel mitu tundi nagu aega, et kui on õhtused loengud, tead, et ma ei saa kohe niimoodi, et lähen teisele asjale ära ja tead, et kuidagi nagu võtab ka see aega ja siis ma mõtlen nagu kontserdil, kes popstaarid seal kontserdil, neil ka et lõpevad südaööl, et nad ei saa kohe magama. Et kuidas sul see niisugune, ma eeldan ka, et see on niimoodi kohe läbi ja ma nüüd lähen muud asja tegema. See mahalaadimine on üleüldse üks loomemaailmas üks väga terav probleem, millele peaks isegi rohkem senisest tähelepanu pöörama psüühilises plaanis, sest et kahjuks on mul elus olnud kõik ametid sellised, et mul on töö kogu aeg kaasas. Minul kahjuks ei ole võimalik panna ust kinni ja hakata tegelema kohe millegi muuga. See on meeletu pinge, sest et see ka turunduses sul on vaja mingit reaalset ideed. Seda ei ole sul veel siis, kui eelmine tööpäev lõppes, ei ole ka siis, kui sa magama läksid ja ei olnud ka siis, kui sa üles ärkasid ja siis võib-olla ei olnud ka veel sellel hetkel, kui sa saabusid sellele koosolekule, kus seda tööd oli või seda ideed oli vaja presenteerida ja siis ühel hetkel see tuli, aga võib-olla ka ei tulnud. Et need pinged jätkuvad kogu aeg ja selles mõttes need, kui me räägime, see on halb sõna, see liinitöö, aga ma saan aru, mida sa mõtled. Aga nad kadestavad teineteist, sest see on nagu, kui me jalutame abikaasaga Pärnus
me oleme mõlemad sündinud eramajades, aga oleme kogu koos elatud aja elanud korterites, siis me vaatame inimesi, kes on oma aialappidel, siis mõtleme, et näed, abikaasa sooviks näiteks ka minna peenraid seal tegema. Aga see, kes seal peenraid või oma muru hooldab, mõtleb, näed, turistid, nemad saavad lihtsalt jalutada. Ja see vaade on küll ja see ütleme, et suhtumine, millest seda teed ja kui tähtis see su jaoks on, et jällegi tootmisest mul hea näide, eks ole, et reaalelu näide, et meil see, vist paar korda selle puudutanud ka, et maius pole komm, eks ole, sinna läheb see roheline see sul on kommimajandus, no ma saan sulle nagu tuua, mul elks elus ka mingi 10 aastat sinna, et ma lihtsalt nagu toon näite sellest, kui tähtis või mitte tähtis see on, mida sa teed, on ju, inimene teeb siis seda puru sinna peale, eks ole, on ju. Ja ma küsisin ta käest, et mida sa teed, mul oli vaja seal teada, eks ole, kui suur see puru on, eks ole, šokolaadi jaoks. Ja siis ta seal ütleb, et ma ei tea, et mul teen sellist puru ja siis ma ütlesin, et kuhu see läheb, on ju. Ma ei tea. Päevad läbi teeb seda ja ta ei tea, kuhu see läheb, eks ole. Ja siis ma ütlesin, et sind ei huvita ju ka, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks see nii on ja see ongi erinev, et inimesed on nagu oma elud üles ehitanud erinevalt ja kui sa räägid sellist loomingulisest tööst, et me ei saa seda, meil on tähtis, kuhu see läheb, me ei saa ilma selle tööd tehagi, eks ole. Ja kuidagi see on, et see on nagu nii erinev maailm, et ma olen olnud nagu selles mõttes suutnud vaadata ka seda maailma kõrvalt, et mida tehakse ja see on nagu huvitav. Aga lähme korra loomeprotsessile, et mitte, et me ei oleks sellest just rääkinud, aga et kui sa nüüd agenturides olid, on ju, ja sa just ütlesid, on ju, et seal sul ette ei ole ju pandud midagi, eks ole, seal on, võiks öelda, brief on ka, aga brief on tavaliselt siukene tule eile meile, eks ole, et on mingi toode kuskil kellelgi välja mõeldud, ega paljud ei mäletagi, miks see toode oli tehtud ja kellele ta on tehtud ja nüüd tee midagi, mis lähed nagu seda tähelepanu tekitab, et kuidas sina, ja ütleme, et kui sa hiljem ka üritusi tegid, on ju, et see on täpselt samasugune performance, sa pead seal nagu tegema. Et kuidas sa sellele protsessile otsa vaatasid? On sul mingisugune nagu valem või on see sama asi, et see lihtsalt nagu kuidagi tuleb? Turunduses töötavad inimesed on mõnes mõttes privilegeeritud ja ma ei mõtle, ühesõnaga need inimesed, kes peavad mõtlema turundusele sisu poolest, on selles mõttes privilegeeritud, et neid ühendab 3 omadust. Nad peavad suutma lisaks sellele loomingule, sa võid arvata, et see tuleb kuskilt ülevalt, aga see on ikkagi rohkem või vähem konstruktsioon, sest et turundus on natukene nagu, ma ei võrdle seda siiski kujutava kunstiga, sest et kujutavas kunstis teatakse pigem kunstnikke, aga turunduses teatakse loomingut, kunagi ei teata, kes selle tegi. Aga turunduses inimene peab suutma asjadele vaadata ülevalt poolt kuidagi sellise, nagu öeldakse, helikopter vaatega, et ta näeks suurt pilti. Ta peab suutma realistlikult hinnata kulutatavat rahasummat ja saavutatavat tulemust, sest mitte ükski ettevõte ei anna piiramatul arvul raha, et tehke midagi ägedat. Ja lõpuks 3. omadus, ta peab suutma hästi kiiresti reageerida ja muutma hetkega valitud suunda hoopis teises. No näiteks kui selgub, et nädal aega enne kampaania algust tuleb konkurent välja täpselt samasuguse ideega näiteks või rääkides sündmusturunduses midagi juhtub. Sa pead ülikiiresti reageerima, sest rahvas on saalis, sul on mitukümmend inimest tehnilises, kes kõik ootavad mingisugust otsust ja sa pead suutma otsustada, mis on ka väga oluline ja alati räägitakse loomulikult, et mis on juhtimine, et see on otsuste tegemine ja inimeste inspireerimine, aga väga raske on, kui keegi ei otsusta
ja siis peab tulema keegi, kes ütleb, teeme nii. Ja ükskõik, kas see tagantjärele tundus parim, vale, kui keegi juba otsustab, siis see võib ka vale olla või võib-olla mitte kõige parem, aga keegi peab otsustama. Ja võib-olla otsustamatus on üks väga tagurlik jõud. Aga ma mõtlen, et kas sul on mingid tehnikat olemas, nagu sa ütlesid, et muidu isegi tekstide jaoks on mingid tehnikad olemas, kuidas neid endal paremini nagu, või meelde paremini jätta. Et kuidas see loomeprotsess jõuab nagu tulemini, nagu sa ütlesid, et tegelikult meil on mingid deadline'id, kas või deadline, et kliendile peab midagi näitama, et ei ole. On sul nagu selline mingisugune nagu hea nagu asi teistele anda, et kui sul ei ole seda ideed, aga sul nagu aeg hakkab tulema, siis kuidas me ikka mingisugusele tulemuseni jõuame? Nüüd me jõuame nii-öelda tänapäeva hädadeni, kus infotulv inimesteni on meeletult suur. See mõnes mõttes loovust natukene pärsib, sest sa ei saa enam lihtsalt vaimukaid ideid anda, pigem on, ma ütleks, et tuleb öelda inimestele ausalt nii, nagu asjad on. Sest et muidu nad ei näri seda läbi. Aeg-ajalt on nii-öelda mingisugused sellised nii ägedad hullud ideed, et need nii-öelda lähevad viraalseks. Ja siis nad jõuavad massidesse. Aga kui on üks tavaline toode, millel ei ole nagu lootust viraalseks minna, siis tuleks öelda ausalt, mille jaoks see asi on. Loovuse jaoks on olemas ka väga palju metoodikaid, isegi kunagi ju Iisraeli turundusspetsialistid tegid üle maailma, see oli SIT thinking, systematic inventive thinking oli see, mismoodi, kui nad analüüsisid kõik Cannes'i festivali võidutöid, panid paika erinevad skeemid, mismoodi tulevad geniaalsed nagu reklaamiideed, et on absurdne alternatiiv, mingi pööratud, ühesõnaga neid konstruktsioone, üliinimlik ponnistus millegi saavutamiseks ja need pööratud variandid, et selliseid meetodeid on olemas ja neid on võimalik kasutada kuni tänase päevani, aga tänase päeva häda on natukene see, me vist peame ka rääkima natukene, kuna kohe tulemas kohalike omavalitsuste valimised, et siis ma olen peaaegu kõik Eestis olevaid erakondi teinud neile reklaame. Ja räägiti, et kuidas poliitilise erakonna reklaamimine sama, mis vorsti reklaamimine. Ja see oli Res Publica tulekuga, Zoomi vennad rääkisid sellest. Absoluutselt. Tegelikult see on nagu väga kaugel sellest tõest, sest et mis on poliitilise reklaami kõige nagu ütleme tulemuse seisukohalt, mis on kõige olulisem, see, et tuleb inimesi panna kuidagi lugema neid valimisplatvorme, aga neid mitte keegi ei loe. Ja siis täiesti täisjõus inimesed arutavad omavahel seda, et vaata tema näoga on kaasas selline slogan või selline lause, aga tema ütleb seda, üks ütleb, teeme platsi puhtaks ja teine ütleb, et lõpetame selle jama ära. Kuule, minu arvates tuleb see jama ära lõpetada ja teine ütleb, minu arvates on õigem plats puhtaks teha. Ja siis hakkavadki nagu tekkima sellised kummalised tulemused ja inimesed ei mõtle ka valimis nii-öelda mehaanikale, et kui anda oma hääl kusagile inimesele, keda sa lihtsalt tunned sõltumata erakonnast, mis siis juhtub, kui see inimene ei osutu valituks või see erakond jääb sinna 5% alla. Et ma ei kujuta ette, mis oleks vaja hakata tegema selleks, et inimesed hakkaksid neid platvormi
tekste lugeda. No kas üldse on vaja, et ega need ka muutuvad ajas nendel, kui nad sinna saavad, on ju, et see on teine asi. No, ma mõtlen seda, et võtta reklaami puhul või üldse kommunikatsiooni puhul öeldakse, et kõigepealt on vaja tähelepanu äratada ja siis äkki see sõnum kuidagi jõuab kohale, on ju. Ma mõtlen seda, et kas sina, kui sa oma asju teed ja kui üritust teed, kui sul Jolosest Lillepalu käis, siis ma esitasin selle küsimust, ütlesid, et selle peale pole üldse niimoodi mõelda, aga kuna sa ise mainisid selle nagu oma ülesastumise puhul, et sa tegelikult nagu tahad, et ta korra nagu mõtleb välja sellest asjast, mis ta on. Sa räägid tegelikult tundest, et sa annad talle mingi tunde. See võib väga ülev tunne olla, võib ka mingi kurb tunne olla, mis iganes, eks ole. Ja mina küsisin Taneli käest, et kui sina üritusi teed, et kas sa nagu mõtled selle peale, et mis tunnet sa tahad tekitada selle inimesel selle üritusega, eks ole. Ja siis ta niimoodi ei ole mõelda, aga et võib-olla tõesti. Kas see, kui sina mõtlesid creative directorina välja asju, või hiljem olid üritusturunduste peal pikalt, on ju. Kas sinu jaoks on see tunne kõige tähtsam versus see, et noh, et mis sõna või mingi muu asi? Turunduses võib rääkida tunnetest lõpmatuseni, aga tulemust on vaja. Arusaadav. Ja siis tundeni jõutakse läbi dramaturgia. Ja see on üks huvitav selline seaduspärasus, et kui sa tahad, et inimesel näiteks hakkaks kellestki kahju, et tal tekiks mingisugune kaastunde moment või ta hakkaks millelegi kaasa elama, peab ta hakkama seda tegelast või seda toodet kõigepealt armastama. Et ei ole võimalik niimoodi, et tuleb tegelane lavale ja hakkab kohe ohkima, kui raske mul on. Või isegi, kui tal on, temaga käivad kaasas väga traagilised sündmused, publikul ei hakka temast kahju. Et selles mõttes tuleb alustada sellest, et see, miks väga palju tehakse nii-öelda naljareklaame. Selleks, et inimene hakkaks tundma poolehoidu, et ta hakkaks armastama seda brändi. Ja kui me nüüd hiljem, kui inimesed juba kõik armastavad ja kui me tahame nüüd äkki teha mingisuguse sellise läbilõikava emotsiooni, siis kui inimesed on juba seda brändi hakanud armastama, siis see õnnestub. Nii et see on nagu seotud ikkagi dramaturgiaga. Jah, loomulikult tuleb seda arvesse võtta, aga nagu räägitakse ka heliloomingu kohta, et see ei tule lihtsalt kuskilt ülevalt, seda ikkagi peab konstrueerima. Sa võid mingisuguse ühe motiivini jõuda või ühe geniaalse lauseni, aga tegelikult sa pead konstrueerima selle sama briefi põhjal sellise täiusliku konstruktsiooni, mis paneks brändi armastama, mis paneks kaasa elama, seda ostma ja võib-olla ka selle pärast oma südant valutama. Vaata, ma mõtlen seda, et noh, meie õpetame loogika järgi see, mis sa räägid, on karakter, eks ole, et noh, heas image reklaamis on nagu väratuntav karakter ja karakter tekitabki neid emotsioone. Ja valdavalt tegelikult, mida reklaamiandjad teevad, on tüübipõhist lähenemist, kus arst on arst, ja sa saad lõpuks selle võib-olla ka kohale viidud, aga meeletult suure rahaga. Ja minu meelest Eesti reklaami niisugust skeenet või nagu iseloomust, ka rahvusvahelist väga palju tuleb see sisse, ongi see tüübireklaam. Ja me ei oska väga hästi seda karakterreklaami teha, kus on see dramaturgia sees, kus on see tunne sees, mis tegelikult, sa rääkisid viraalsusest, tagaks meil suhteliselt väiksema rahaga. Ma ei räägi productioni mõttes, aga hilisema näitamise mõttes selle tulemuse. Kas sa näed asja nii või ei näe asja nii? Aastal, ma ei tea, 2006 või 2002, ma ei mäleta, oli Pärnu turunduskonverentsi pealkiri, oli reklaam on surnud. Et jah, mõnes mõttes ongi ka aastal 2026 on reklaam kui selline surnud, sest et võitlus on nii tihe ja karm, et kõik püüavadki kogu hingest viraalseks saada. Ja nüüd kunagi ühe päris juhtiva meediamaja juht, kui ta rääkis sisuturundusest, siis ma küsisin tema käest,
aga kas siis võibki juhtuda niimoodi, et ühel hetkel ei olegi enam ajakirjandust, vaid kõik on sisuturundus, sest kõik. Ja siis ta ütles, et jah, ta usub sellesse, et jäävad ainult nii-öelda ilmateated ja õnnetused on ainukene valdkond ajakirjandus, mis ei ole enam sisuturundus, sest iga ka nii-öelda nädala lõpu kogu peresaade, kus käivad külalised stuudios rääkima, ma iga kord olen mõelnud, kui ta hakkab seda rääkima, et oot, kuhu me nüüd selle saate või selle intervjuu lõpuks jõuame. Et sisuturundus on kindlasti nii-öelda makstud sõnumite, võib-olla teinekord ka mitte makstud, aga alati jõutakse mingi asjani välja. Ja ma ei tea, kas nüüd see sinu küsimusele vastab, aga just nimelt see sõnumi sobitamine sellisesse keskkonda, et ta mõjuks orgaaniliselt, et ta oleks justkui inimeste enda välja öeldud inimeselt inimesele, mis on kõige vanem reklaami. Keegi ütleb, et mulle väga maitseb see asi või mulle sobib see toode, et selleni üritatakse jõuda kõik võimalike vahenditega. No sa valisid tegelikult, võib ka öelda, et sind valis ürituste valdkond väga pikalt on ju. Ja kas ei ole nii, et üritus on kõige parem selleks samaks viisiks, sellepärast et see on üks asi, mille kontekst ja keskkonda sa saad kõige paremini kujundada. Vaata, kui me kasutame meid vahele, on ju, siis me teame, seal on väga palju segajaid ja me ei tea, kus see inimene vastu võtab selle, kuidas ta võtab ja arvutatakse vastu. Kontakti hinda. Just on ju. Ja ta on nagu selles mõttes, siis sa proovid selle mingi ajaga kuidagi talle sellise nagu tunde tekitada, mis on juba nagu eos tundub teoreetiliselt suhteliselt võimatu, eks ole, aga jällegi, võib-olla mahu pealt siis, kui see kord tal oli halb tuju, äkki ta järgmine kord on hea tuju. Aga üritusel me selle saame teha. Ja seal on ka lida asju, mida me ei saa mõjutada, näiteks kus ta just parasjagu tuli, mis tal on mõtetes, äkki on kodus midagi pahasti, tervisega tal midagi pahasti on. Aga kui me need jätame kõrvale, siis tegelikult see ruum, kui ta füüsiliselt on, seal sa saad päris palju mõjutada. Seal on veel üks hästi oluline faktor, et öeldakse selle kohta, radar on maas. Kui inimene tuleb sündmusele, siis ta justkui unustab ära, et teda mõjutatakse või teda püütakse mõjutada. Ja siin on mõlemal poolel on sellised oma komistuskohad. Esiteks, et kui inimene tuleb, tal on radar maas, siis ta saab endale tahtmatult viibida võib-olla tund, 2, võib-olla isegi 3 tundi, nii-öelda, kus hakatakse seda kontakti hinda arvutama, et see kontakti hind läheb ikka väga odavaks lõpuks, sest et ta saab 3 tunni jooksul teda komposteeritakse sõna otseses mõttes. Nüüd, kui korraldaja või tellija seda võimalust ei taipa ära kasutada ja teebki näiteks niimoodi, et kui on näiteks kliendi vastuvõtt, siis tegelikult tuleks kõik nii-öelda vastuvõtva ettevõtjad, töötajad panna ritta, anda igale ühele ülesanded kätte, selle asemel, et omavahel veini luristada ja juttu kihistada, tuleks iga kliendiga selle õhtu jooksul vähemalt 3 korda vestelda, rääkida. Kui sa ei tea mõnele küsimusele vastust, siis võta temaga järgmine päev ühendust ja nii võta järgmine päev ühendust ja ütle, et väga tore, et sa tulid, me rääkisime sellest ja kõik. Et see, selles mõttes see nii-öelda sündmusturundus on ohtlik ja tähtis tööriist, mille võimalusi saab ära kasutada, aga on ka suur oht, et jäetakse kõik kasutamata, tehakse mingi sündmus sellepärast, et alati on tehtud.
kui meil telereklaamil klassikalisel 30 sekundil oli, ütleks päris ohtralt aega, on ju, jah, ja nüüd me juba liigume seal 3 sekundi peale ja noh, välimeedia sõidab mööda 1-2 sekundit võib-olla või vaatad mingit väikest pilti samamoodi, et sul on nagu selle story rääkimiseks, emotsiooni tekkimiseks, mis jube vähe aega. Sa ütlesid ürituste puhul, eks ole, see võib isegi 2-3 tundi olla, võib-olla isegi rohkem, on ju. Kuidas sa ehitad pikka üritust, kas see on samamoodi, et sa nagu alustad mingi sellise ja siis toimub mingi, kuidas see teekonna ehitus käib või on see kulminatsioon kuskil, see ei saa päris lõbus olla, siis on tihtipeale inimesed väsinud või kas sul on mingi sükene süsteem, kuidas sa ehitad üritust? Muidugi on aga kas me nüüd siin seda jõuame lahti rääkida, aga see on jälle jah, dramaturgia, et seal on mingisugused kindlad elemendid, me kõik teame ju, mida on vaja üheks toredaks peoks, on vaja valgust, heli, lava, toitu, esinejaid, lisaks käesoleval ajal on veel vaja veel mingit gurmeed, afterpartyt, mingit kingitust, mingit üllatust, et jah, tuleb püüda inimesi puudutada ja üllatada. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see tunne, kas see on niisugune pulseeriv üles ehitud, et nagu rahulikkus, siis jälle nagu tõstad jälle rahulikkus või on see selline nagu mingites pikemates aspektides sa oled rahulik ja siis jälle hästi nagu pikalt, et kuidas see, kas sa selle mõtled nagu väga läbi või on see nagu kogemustega tekkinud või on see nagu lavalt tekkinud sul see tunnetuse? See ikkagi tekib natukene ka lähtuvalt vajadusest, lähtuvalt briefist, lähtuvalt ütleme, sisekommunikatsioonis on tihtipeale oluline, mis on väga oluline ka sündmusturunduse valdkond, sisekommunikatsioon, et seal on vaja, et inimesed näiteks omavahel suhtleksid hästi palju nii-öelda horisontaalne kommunikatsioon, et osakonnad omavahel, et see ei saa öelda niimoodi, et on üks kindel skeem millega, et see ikkagi lähtub eesmärgist ja võib-olla mõjub õõnsalt, aga see mõjub ka, aga see oleneb ka nii-öelda ettevõtte põhiväärtustest ja suhtlusstiilist ja ka ülejäänud kommunikatsioonist, et ka mismoodi ettevõte ennast välja kommunikeerib, et ei ole olemas ühte skeemi ja sellepärast mina soovitan, ma küll ise olen tänaseks päevaks muutunud natukene, ma ütleks turusolkijaks, et kuna kui on mingisugune suurem ja isegi päris tähtis sündmus, siis ma tihtipeale ei kaasa agentuure, sest et seal on väga palju asju, mida ma lihtsalt ise suudan teha, aga kui ei ole juhuslikult inimest, kes on töötanud 15 aastat turunduskommunikatsioonis ja veel spetsialiseerunud sündmusturundusele, et siis tuleks ikkagi alati palgata agentuur ja just nimelt mitmest inimesest koosnev tiim, sest ühes täiuslikus tiimis on alati olemas ideede pildujad, vingujad, elluviijad, lõpuleviijad ja täiuslikust tiimist tulevad täiuslikud ideed ja lahendused. Vaata see siseürituste temaatika, see ma olen ka ju pidanud tegema küll meeskonnaga endal koos on ju, suuri üritusi, meil on siin olnud 1500 üritusi ja niimoodi. Ja siis ma olen nagu täheldanud sihukest asja, et see on nagu huvitav asi, et sa rääkisid sellest horisontaalset suhtlemisest, mis on nagu võib-olla samades ametikohtades, aga erinevates lihtsalt. Ka erinevates riikides. Erinevates riikides, aga nüüd on küsimus selles nagu tippjuhtkond, omaniku tase ja siis see niisugune nagu lihttööline, et see on tema jaoks võib-olla siuke ainukene koht, kus ta siis näeb seda, keda ta muidu kogu aeg näeb kuskil ajalehes või mis iganes. Ja minul on kokku puututud niimoodi, et me peame arutama sedasi, et kuidas teha barjäär, aga mitte teha barjäär selleks, et füüsilist kontakti ikkagi ei tule, et näiteks see vaata tantsimised ja kõik, et ei taheta, omanik ei taha, et tal tuleb seal see ja õudne tantsimine, ei taha, et seda teha nagu mingil viisil nii, et justkui oled sa nagu saadaval, aga sa ei ole saadaval, sa oled kokku puutunud sükste asjadega. No võib-olla selle sajandi alguses oli ka veel selliseid
pidusid, kus juhtkond oli eraldi saalis. Aga siis sa oled juba nagu eest ära, aga põhimõtteliselt on see sama asi jah, et eks see ongi nagu keeruline. See on ka see on tegelikult, see ei ole turundusküsimus, see on juhtimiskultuuri küsimus ja ettevõtte sisese kultuuri küsimus, nii-öelda kas uksed on lahti või kinni, kas kontorid on avatud või suletud ja kui suur on kollektiiv ja millised on need mängureeglid, need tavaliselt juhid ja liidrid, ma teen kusjuures nendel selget vahet, et on need reeglid iseenda ja kollektiivi jaoks paika pannud. Heades organisatsioonides on tippjuhid palganud endale keskastme juhtideks sellised inimesed, keda nad usaldavad ja kelle töösse nad ülearu ei pea vajalikuks sekkuda. Ja siis tekib olukord, kus kõik need nii-öelda juhiga suhtlemised saavad juba lahenduse seal keskastme juhi juures. Ja siin on üks võib-olla selline närbunud tarkus Leo Burnetti tsitaatide hulgast, et kui iga ülemus palkab endale alluva, kes on temast lollim või väiksem, siis ühel hetkel on sellest organisatsioonist saab päkapikkude organisatsioon. Aga kui iga ülemus palkab endast targema inimese, suurema, siis varsti on see hiiglaste organisatsioon. Et selles mõttes see ei tohi kunagi peljata koondada enda ümber endast targemaid inimesi. Ja see lahendab tihtipeale selle barjääri küsimuse ära. Sul ei olegi vaja ja kui selle alluv on alluvast veel targem, siis on ka sellel tippjuhil teinekord väga tore suhelda alluvaga, sest see on tema jaoks avardav kogemus. Sa ütlesid, see on seotud organisatsiooni kultuuriga. Minu jaoks tänapäeval, ma ütleks, turundus võrdubki organisatsiooni kultuuriga. See, mis nägu sa oled, seda sa näitad ka välja ja need on need partnerid, et mulle tundub, et see nii läheb. Kui sa läksid turundusagentuuri juhtima, siis tegelikult sa said ärijuhiks. Jaa, aga ma ei ole kunagi olnud klassikalises mõttes ettevõtte nii-öelda juhatuse esimees. Ma olen olnud juhatuses ja olen siiamaani, aga ma olen alati olnud nii-öelda see number 2, nii-öelda see loovjuht, kes muidugi ka loovjuht ka peab väga hästi orienteeruma numbrites ja arvutustes. No üks on numbrid, teine on inimesed. Ja jällegi üritusi juhtides sa pead ka inimesi juhtima, ükspuha, kas nad on sul otsealluvuses või on väljaspool. Mis nipid sul seal on? Et kuidas sa endale siukest head meeskonda ümber, kas ta on siis ühe õhtu meeskond või on ta nagu pikem meeskond? Mille järgi sa valid neid inimesi? No on ka olukordi, kui sa ei saa endale valida alluvaid. Ma olin 5 aastat Rahvusooperi ooperijuht, pidin tegelema repertuaari, lavastusmeeskondade, koosseisude ehk lauljatega ja ka juhtima ka suurt hulka loomingulisi inimesi ja tegelikult sama asi oli ka agentuuris loovjuhina. Sa pead juhtima loomingulisi inimesi ja tihtipeale armastatakse öelda, et loomingulistel inimestel puudub kontakt planeediga Maa, et sa pead olema kusagil seal vahepeal aitama neid, tuua seda maad lähemale, sa ei saa öelda, kuule, mõtle nüüd selgelt, ta ei mõtle selgelt, et võib-olla selles mõttes sellise loovinimeste juhtimine ongi olnud minu elu üks missioone või selliseid minu rolle. See on nüüd hea, proovime siis seda nagu 2 osa vaadata, et mõnes mõttes siis nagu Joel Volkov ütleb, et kas, kui sa lood enda nagu seltskonna või mitte, kellega ma rääksin siin,
kes ütles mulle, et Biederfeld, et noh, et tema nagu vaatab seda rohkem ka nagu ansambli moodustamisega, on ju. Et kas sa moodustad ise endale ansambli või sa siis lähed mingisse ansamblisse, eks ole, mis on juba nagu moodustatud, on ju. Kindlasti on natuke mingi erisus, on ju, aga mingisugused printsiibid on ju, millele sa saad nagu rõhuda, et üks on see aitamine, jah, aga et miski muu on ju ka, mis võib-olla neid nagu, mis nagu aitab sind seda meeskonda rohkem edasi viia või ongi see kõige tähtsam või? No ma aitan korra teisest asjast, et noh, et on räägitud, et kas on eksporti võimalik üldse midagi loomingulist teha, et noh, agentuurid minna välja poole ja siis on öeldud, et mõnes mõttes on üks asi on see, et see kohaliku kultuuri konteksti ei taju ja see ongi nagu raskendatud, aga on olemas mingid kõrgemad väärtused, mille peale sa ka võid mängida, eks ole, et ma ei tea, kas seal võib mingi paralleel olla, et mingi asi on neil nagu ühine ja vahet ei ole, kas sa ise oled saanud või sa tood kokku need talendid, eks ole, et sa nagu saad rõhuda nendele asjadele, kui sa neid inimesi valid või paned asju tööle. Minu jaoks paneb siin paika professionaalsus. Mul ei ole olnud väga palju võimalusi enda meeskondi moodustada, aga ma olen alati tundnud suurt rõõmu töötades koos oma ala tippudega. Kui ka minna teisele turule, siis loomulikult sa pead seda turgu natukene ise tundma õppima, aga päris nagu kuskilt mäe otsast teisel turul toimuvaid asju juhtida ei ole võimalik, sa pead saama kohaliku professionaali. Ja isikuomadustest sõltumata on professionaalil võimalik teha teise professionaaliga väga head koostööd, kui mõlemad inimesed on lisaks professionaalsetele oskustele piisavalt intelligentsed, et isegi kui isikuomadused on või isiklikud tõekspidamised on vastuvõetamatud, siis on võimalik sellega inimesega koos professionaalsel tasemel teha tööd aastakümneid. Ja mul on see elus õnnestunud, et tihtipeale unustatakse ära, et mida kõrgem on inimese üks nii-öelda professionaalne oskus või erioskus, siis vabalt võib juhtuda, et kas füsioloogiliselt või mentaalselt tal on mingid muud asjad jäänud selle tõttu unarusse või välja arendamata. Ja siis ta ongi natukene nagu stabiilne aga nii kui sa saad temaga koostööd selles asjas, millest ta on ületamatu, siis ta on oma sõiduvees ja sa pead talle seda võimaldama. Et ettevõte ei ole raviasutus, tal ei ole võimalik ravida koleerikuid, sangviinikuid, flegmaatikuid kuidagi teistsugusteks. Need on isikuomadused, need on inimesega kaasas, need on võimalik arendada, ma ei tea, emotsionaalset, intelligentse ja värke kõike, aga inimene jääb oma loomult selleks, kes ta on. Aga kui ta on mingis asjas tipp, siis rumal oleks seda tippu lasta kusagile mujale minna toimetama, ta tuleb hoida meie juures ja lasta tal teha seda asja, mida ta nii hästi oskab, aga meeskond on võimalik koos hoida ka niimoodi, et nad ei pea jagama igapäevaselt nii-öelda oma igapäeva väärtust. Sa hästi pragmaatiliselt lähened sellele ja ma kas eeldan siis seda, et kui sa näiteks mingid koostööpartnereid valid, on ju, et siis sa valid ikkagi professionaalsuse alusel täiesti. Vaata, see on nüüd huvitav, et ma olen seda teemat hästi palju küsinud turundajate käest, on ju, agentuuri. Kõik räägivad mulle täna mingisugusest keemiast. Et peab olema 100% keemia koosolekud on kõige alus ja nii edasi ja sa nagu lähened hoopis teistmoodi, et sa mõnes mõttes ütled, et nii, et kes on kus, eks ole, omas valdkonnas nagu väga head tegijad, on ju, vahet ei ole, et võib-olla sa oled raske persoon, võib-olla siit tulebki see, et sa tuled teisest maailmast, sellepärast oli tähtis rääkida ka sellest, kust sa tuled, on ju, ja mida sa seal oled kogenud, sest paljud ei ole seda kogenud, on ju, nad ei oska seda üldse tunnetada ja võib-olla see, et sa oled nii palju olnud sellises loomingulises keskkonnas ja saanud aru nende talentide nagu käitumisest, on ju, et seal ei olegi võimalik mingit sihukest nagu harmoonilist meeskonda võib-olla nagu lõpuni nagu teha, aga on võimalik nendega teatud viisil toimida, on ju.
äkki on see oskuse puudumus, et miks nad räägivad sellest, et otsime sellist nagu sarnast mõtlemist ja keemiat ja tegelikult neil oleks võib-olla parem leida siuke professionaalne vaste, aga nad lihtsalt ei leia seda, sest nad ei oska sellega hakkama saada. No see teine äärmus on see, et on valgustatud monarhia, et üks inimene ütleb, mismoodi asjad on, nii ka päris ei saa. Aga kuskil piiris tuleb võib-olla kasuks see nii-öelda see mingid liidri omadused, mis igal inimesel on omad mingid eesmärgid. Kui oleks siin mingi tahvel, siis me joonistaks väiksed mullikesed ja igal ühele nooled. Ja nüüd, kui on kollektiiv või mingi ühine eesmärk, siis tuleb kõik need omas suunas liikuvad mullikesed liita ühte suurde mulli, kus on üks liikumissuund. Ja kui on nagu pragmaatiliselt, nagu sa ütled, võib-olla on pragmaatiliselt, aga võib-olla just väga emotsionaalselt, kui on pragmaatiline või emotsionaalne liider, kes oskab need inimesed panna samas suunas liikuma, siis ongi ju see asi saavutatud. Mina võrdlen seda, ma kunagi 10 aastat vedasin sellist kollektiivi, mis ei olegi kollektiiv, vaid see oli üks heategevusaktsioon, mille nimi oli Kultuurne motopande. Et see oli nii-öelda, see koosnes erinevatest Eesti loomingulistest inimestest, näitlejad, rokkarid, sümfoonikud, disainerid, produtsendid, kelle ühine hobi oli motomatkamine. Halvimal juhul, ehk teistpidi parimal juhul, me käisime 10 päeva Itaalia, Austria ja Prantsusmaa Alpides motoratastega. Mina sõitsin kõige ees, ma olin eeltöö ära teinud. Kui palju oli seal selliseid nii-öelda oma ala vaieldamatuid tippe, kes oleks võinud panna primadonnat hommikust õhtuni või printsessi öelda, et mina tahan nüüd, ma ei tea, suppi või mina tahan nüüd paremale või mina tahan kakile nüüd praegu minna. Ja siis pidi olema keegi, kes ei ole absoluutselt neist ei motorattaga sõitmises parem, ei navigeerimises parem, ega ka mitte näitlemises, laulmises või produtseerimises. Aga keegi pidi olema see, kes ütles, et teate sõbrad, täna me sõidame 680 kilomeetrit vihmas ja seda me ka tegime. Selleks, et järgmine päev oleks ilus elamus, et me jõuaks sinna ööbimiskohta, selleks, et ja kõik tulid sellega kaasa. Ükskõik kui kõvad staarid nad olid ja neil oli õhtul väga huvitav vestelda oma suguste tippudega, aga täiesti teistsugustes valdkondades. Et näiteks mingil hetkel, kui ERSO mehed hakkasid oma mingid kontserdi muljeid ja elamusi rääkima, siis järgmine päev kõik rokkarid oleks olnud ERSO kontsert, nad oleks mürinal sinna kontserdile läinud, sest see oli kõik nii äge. Ja see on nagu tore, et kui sa suudad inimesi ühendada ja leida üles neid ühiseid nagu väärtusi, mida nad sellel hetkel selle nii-öelda selle moto rännaku armastusega inimesed olid nõus tulema kokku ja tegema ühte asja ja kus juures seda ma ei oleks kunagi teinud, kui sellel ei oleks olnud nii-öelda heategevuslikku otstarvet, ehk siis need inimesed tulid oma raha eest, ööbisid oma raha eest, ostsid oma raha eest kütust, kõike ja sponsorid, kes sellele tulid, nemad andsid nagu nii-öelda raha selleks nii-öelda heategevuse objektideks ja seda tegime 10 aastat, kujuta ette, kui näiteks UK-s tuleksid kõik tippnäitlejad, rokkarid, kõik kokku ja oma raha eest teeks midagi. Et see oleks enne nägemad. Ma käisin, kutsuti pärast Hollandis, käisin ühel turunduskonverentsil sellest rääkimas, sest keegi ei uskunud, et selline asi üldse võimalik on. No seal oli väga selge nagu positiivne eesmärk ka, aga ettevõtlus on ka positiivsed eesmärgid. Jaa. No ma mõtlen sellest, millest sa just rääkisid, eks ole, et mille peaks kokku tullakse, aga mina, kes pole nagu kunagi mootorratta peal sõitnud, et mul juba mingi nooruspõlves mingi motika peal seal mingi esimene katse ebaõnnestus ja kuidagi jäi õudselt see oli üritus ja see täiesti nagu läks metsa ja jäi nii halb tunne ja ma ei ole näinud nagu mingisugust mõtet või motivatsiooni, miks ma tahaks seda proovida, siis ma kõrvalt vaatan, et kuidas nagu nauditakse seda
enese trotsimist selles vihmas ja nii edasi, on ju, ja ma mõtlesin, et mul on kabriolett olnud kunagi, et noh, seal oli ka mingit vabadust, ma tundsin rohkem kui selles, on ju. Mis on motika puhul nagu, jätame selle lõppeesmärgi, et sa kedagi aitad, on ju. Mis seal on, mis sind köidab või seda seltskonda köidab? Ei, seltskond ei ole ammu enam see, mis minu kõige toredamad motomatkad on olnud 2 viimasel aastal, kui me oleme abikaasaga mõlemad kahekesi kumbki oma motorattal sõitsime 4000 kilomeetrit Norras, möödunud suvel käisime kahekesi 2 tsikliga Walesis, et need on olnud kõige toredamad. See seltskond on ülitore ja see on suur ka selline emotsionaalne laeng sellest, aga tegelikult nagu motomatkamine on kõige toredam väga väikses seltskonnas. No jah, abikaas on ka seltskond. Absoluutselt, see on minu kõige suurem kangelane. Ja aga ma mõtlen, et noh, lihtsalt, et mis emotsioon see annab, et see siuke nagu pikk. Alar, aga mis on sinu harrastus? Kas sa käid kala püüdmas, surfamas? Mis on sinu selline loed raamatuid või mis on nagu see kõige suurem sinu hobi? Täna, ja. Mul on 6-aastane poiss, 100% lapse kasvatus. Just, 100%. Minul on juba lapselapsed, üks on mõne kuune ja üks on 11-aastane ja kui lapsed on suured, siis tekib ka võimalus just nimelt ka rohkem ringi reisida. Motorrattaga sõitmine on väga lõõgastav tegevus, eriti just, ma ei pea, mina linnas sõidan ma üldse rolleriga, väikse rolleriga, Vespaga. Et see just on just need uued kohad, uued teed, uued riigid. Vabadus nagu lihtsalt liikuda hästi kiiresti. No ja ka autoga saab ka. No igale poole sa ei saa. No igale poole ei saa, aga ma ei ole ka selline motomatkaja, kes käiks nüüd, teeks seda tetti või kuskilt endurot, et mulle meeldib sõita mööda kvaliteetseid asfaltteid, aga olen tänaseks käinud kokku 40 riigis. Ja see on väga selline teraapiline tegevus, samamoodi näiteks nagu mulle väga meeldib purjetamine, aga mul seoses selle motorrattaga ei ole lihtsalt aastaid enam olnud mahti käia purjetamas, ma ei mängi golfi, ma mängin paar korda nädalas tennist, mulle meeldib kepikõnd, ealistest iseärasust sõltuvalt pean veetma ka tundega jõusaalis, et ennast vormis hoida ja igasugused valudest vabaneda, aga see on teraapiline tegevus ja see on samasugune harrastus. See on võib-olla tundub ekstreemne, tegelikult ta ei ole ekstreemne, ta on väga tore harrastus. Kuule vaata, sa ütlesid, eks ole, et sa käisid sellise kirju seltskonnaga, ka tuntud seltskonnaga kaasas mitmeid aastaid, on ju. Kas see, et Eesti nii väike on ja läbitakse nii palju omavahel nagu tuntud tasemetel, kas see on mingi erakordset või kui sa Soomes olid, et kas tegelikult ei ole see maa suurus üldse tähtis ja teatud ringkonnad on väga lihtne omavahel nagu suhestuda? No siin on ka juhtunud üks selline muudatus, et kui ma olin päris väike laps või väga nooruk, et siis tundus nagu see oma just eakaaslastega suhtlemine esmatähtis, aga ma juba oma laste pealt vaatasin, et maailmas on toimunud selline muudatus, et juba väga varasest noorusest inimesed on hakanud just oma huvivaldkondades suhtlema ka üle põlvkondade. Soomes elades oli minu kõige suurem, lisaks suurepärasele haridusele, mis põhines väga selgelt välja kujunenud metoodikal, oli see, et ma sain tuttavaks ja väga lähedaseks mitme põlvkonna Soome ooperi lauljatega ja kusjuures üks nendest tuli ka selle sama moto rännakule kaasa, Sauli Tiilikainen, kes väga nimekas Soome bariton, et need nii-öelda samas valdkonnas suhtlemine, aga seal tekkiski just see, et kuna olin tegutsenud ooperis, ma olen ka nooruses ka
rokkmuusikaga, džässmuusikaga väga palju tegelenud. Ma olin reklaamis 15 aastat, ettevõtluses praegusel ajal, et see nii-öelda suhtlusringkond on nii suur, et seda ongi väga tore ühendada ja neid inimesi omavahel kokku viia ja neid omavahel rääkima panna. See on hästi suur nauding. No kui sul see üritusturunduste aeg läbi sai ja nüüd see, et sa oled täna Infortaris, et mis sinna vahele veel jäi? Sinna jäi vahele 5 aastat tähtajalist lepingut Rahvusooperis ooperijuhina ja see oli pakkumine, millest ma ei oleks mitte kuidagi saanud ära öelda, sest et see oli minu nii-öelda omandatud haridus ühendatuna 15-aastasest kogemusest ettevõtluses ja turunduses ja kui see ettepanek tehti, siis ma kindlasti haarasin sellest kinni ja sellest ka ükski kolleeg ka ei kahelnud selles, et see oleks õige otsus. Aga mingis vanuses inimene, hästi paljud inimesed räägivad sellest, et ma tahtsin saada oma mugavustsoonist välja. Siis teised inimesed tahavad rääkida, et ma tahan näha, kus kohal see mugavustsoon on. Aga tegelikult, mida inimene otsib, on tasakaal selle vahel, et ta saaks ennast maksimaalselt teostada valdkonnas, millest ta on hea, aga samal ajal peab tal olema ka oma isiklikus elus tasakaal, et ei saa ennast, see on väga lühike tee, et sa töötad ennast oma valdkonnas täiesti lolliks ja lõhki ja siis lähed 3 aastaks kuskile kõrbesse rändama kepp ja seljakott käes, et turundusvaldkonnas on väga palju selliseid inimesi, kes niimoodi oma elu jätkavad, tõmbuvad nii-öelda eraklikkusse. Aga ühel hetkel seal ooperist ka keegi ei uskunud, et ma sealt ära tulen, aga ma sain aru, et ma olen kogu aeg tööl ja see hakkas mind võib-olla nagu 50. eluaasta natukene hirmutama, et kas ja selles mõttes ma nagu aga ma ei saanud ka enam tagasi minna ka agentuuri, sest ka see oli mõnes mõttes ehkki see võimalus oleks olnud. Ma mõtlen seda, et kui sa läksid sinna, et kas sul oli mingi kindel agenda peas, et ma tahan selle asja ära teha selle lähimate aastatega või ei olnud või? Ooperist räägid? Jah. Mul ei olnud mingisugust agendat, sest et see on nüüd küll üks valdkond, kus on asjad väga pikalt ette planeeritud. Pooled teosed, mis selle 5 aasta jooksul olid repertuaaris, olid planeeritud ja kavva võetud enne mind. Paljud jäid siis pärast sind. Ja paljud jäid pärast mind päranduseks minust. Et minu ülesanne tegelikult oli ikkagi tagada hästi sujuv eksisteerimine kõrgel kunstilisel tasemel ja pakkuda eelkõige publikule toredaid elamusi aga selle hind on jälle telgi taga väga karm, et sa oled nagu hokis väravavaht, et kui on suured õnnestumised, keegi sind kättpidi tänama ei tule, kui läheb midagi vussi, siis on süüdlane kohe leitud, et see on väravavaht. Me publikust natuke juba varem rääkisime ka, aga kas meil on hea publik praegu? Kindlasti on ja meil on hästi noor publik, mis on hästi oluline, et rahvusvaheliselt ooperimajad on väga mures sellepärast, et noored ei taha tulla, meil on selles osas väga hästi ja ma paneks korraks siia südamele, kuna ooperistele räägime, et kunagi ei tohi vaadata hetkeolukorda, et kui tundub, et no praegu, et nüüd kas selline tase ongi või et repertuaar on selline, seda tuleb alati vaadata nagu 10 ja 10, et mitte öelda 100 aastate kaugusele, et kui käib ka praegu diskussioon
kas Rahvusooperil on vaja juurdeehitust ja kas see peab toimuma just selles kohas, mitte kusagile mujale viia, siis vastus on ainuõige. Loomulikult see teater peab alati olema kaasaegne, käima ajaga kaasas, sest ta peab puudutama sarnaselt kõikide muude meelelahutusvaldkondadega publikut, aga teater selle tõttu peab arenema, aga kui me vaatame Estoniat, Estonia maja, mis on meie kultuuris nii suure tähtsusega, see ongi Eesti kultuuri, häll on võib-olla natuke luuleline, aga see on Eesti kultuurikeskus, lisaks kogu meie oma riikluse keskus. Et kui me viime selle keskuse sealt ära ja unustame ära kogu selle ajaloo, siis me tegelikult teeme suure kuriteo ja kui inimesed nagu natukene ei tohi kunagi kuulata mingid kommentaatorid või rahva häält. Ja, rahvas on hästi oluline, aga rahvas ei tea neid nii-öelda seaduspärasusi selles valdkonnas. Et keegi võib öelda, et üks või teine asi on kole või arhitektuur on kole või mingi kast jälle, tegelikult ei ole isegi arhitektuuri konkurssi veel välja kuulutatud ja keegi, minu arvates ei ole tänapäevane arhitektuur kole. Et see ei ole ilmtingimata kast. Aga miks sa ütled, et ruumi on vaja? Kas sa ütled, et tehnoloogia ei mahu enam ära või et saalid on väiksed, et see vääriskultuur ei jõua piisava arvu inimesteni? Kas me teeme veel ühe saate? Okei. Seal on üks nagu algtões on üks ebakõla, et see teater on ehitatud kultuurimajaks ja sõnateatri esitamiseks. Aga ooperiteater vajab kindlates mõõtudes nii-öelda ruumi selleks, et akustika tekiks. Ja see on praegu peaaegu poole väiksem, kui see kunstivorm nõuaks. Aga mis see tähendab, et see kõla ei tule sellisena välja, nagu ta peaks tulema? Nagu absoluutselt tundena. Ei tule. Et kahjuks Eesti rahvas, nagu see ei ole mingisugune liialdus, ei ole mitte kunagi kuulnud ooperit sellises, kui ta ei ole käinud kuskil välismaal, aitab kas või Riiga minekust. Riia, Praha, Helsingi. Ei ole mitte kunagi kuulnud ooperit niimoodi, nagu see kunstivorm peaks kõlama ja ei ole näinud mitte iialgi balletti nii, nagu see kunstivorm. Aga ma olen ka jälginud seda diskussiooni, eks ole, majade ümber on alati huvitav, me rääksime siin Erik Roosega sellest ERR-i peamajast, millest on palju räägitud, aga et kui see argumentatsioon oleks nagu niimoodi rohkem rahva sekka, võib-olla siis nagu keegi saaks aru ka sellest, praegu nagu tundub, et lihtsalt on vaja ehitada, eks ole, et mul on natuke tunne kommunikatsioonis on ka see küsimus, et see nagu, vaata mõned asjad on nagu minu meelest, kuidas sa asju selgitad, et minu jaoks oli kogu küsimus, ma toon natuke teisest näitest, et ma Roose käest küsisin, et miks me kogu aeg näeme seda murdmaasuusatamist nagu aastast aastasse ja seda sporti, miks on olümpiamänge vaja riigi raha eest osta ja nii edasi, et ütles, et aga et nende eesmärk on see, et meil kasvaksid mitte ülekaalulised lapsed ja sport on midagi, kui sa nagu jälgid, tekib nagu eeskujusid, eks ole, et võib-olla see nagu hakkaks nagu mõjuma, ma mõtlesin, et pole nii mõelnud, päris huvitav argumentatsioon on ju, aga see, millest sa räägid, on ju täiesti loogiline, on ju, et kui see kunstivormi ma ei ole saanudki seda niimoodi nagu nautida, siis loomulikult on ju vaja. Sest mina oleks hakanud nagu küsima nagu pigem seda, et vaata, et siin on osade nende mingi teiste teatrite etenduste puhul räägitud, et näete, kui populaarsed etendused, et ei saa üldse nagu pileteidki osta, et justkui on nagu meil piiratud seltskond, kes saab midagi vaadata, et kas meil on vaja suuremat publikute osasid, et lihtsalt saaks rohkem vaadata, sest sa teed etendusi või ülesastumisi ju mingid piiratud arv. Seal ei ole asi kohtade arvus, seal on asi ruumalas. Et kui see uus saal tuleb sinna praeguse teatri kõrvale, siis küsimus ei ole kohtade arvus. See võib tulla 900 või 1000 või 1100, ei olegi rohkem vaja. Seal tekib üks sünergia ka nii-öelda praeguse majaga, mis on ehitatud draamaetenduseks. Sinna saaksid tulla ka muudel päevadel kui esmaspäevad. Saaks tulla Endla, Ugala, Vanemuine, ka draamateater, mis on, see lahendaks ka selle küsimuse ära ja saaks ka kõik lasteetendused, kõik muusikalid, kõik teha seal, pluss
saaks seal teha ka, seal on kogu nagu infrastruktuur olemas ka konverentside korraldamiseks. Seal on ruumi toitlustuseks, vastuvõturuumid pluss personal ja pluss on olemas esindusruumid, et tegelikult see aitaks väga paljusid asju ja tänapäeval, kus käib jutt rohemajandusest ja taaskasutusest, et kindlasti on see täiesti ainuvõimalik ja mina, kuna ma olen ühiskondlikus plaanis Estonia seltsi juhataja, kes on kunagi asutanud Estonia teatri, kes on ehitanud Estonia teatri ja on asutanud ka Eesti Muusikateatri Akadeemia, minul ei ole üldse muud küsimust või võimalust, kui loomulikult juurdeehitus sinna tühjale platsile, mille all on eskarpmüüride jäänused. Kui keegi nüüd mõtleb ajalooliselt, mis asi on eskarpmüür, see toetab bastioni nii-öelda küngast, et ta laiali ei vajuks. Reaalkooli ehitusel me oleme näinud, kuidas selle nimel, et säilitada nii-öelda juppmüüri, tehakse miljonilisi lisakulutusi. Seesama, kui Prantsusmaal tehti Bastille ooperit rajati, siis leiti ka Bastille lossi jäänused. Need võeti lihtsalt ühes kohas kokku, pandi teise kohta, kus nad olid väärikalt eksponeeritud ja ilusti kõigile näha. Ja Tallinnas muinsust tegelikult kõik need bastionite käigud üliägedad. Oled käinud bastioni käigus, läinud sealt Kikinde köökis sisse ja tulnud pärast sealt Vabaduse risti alt välja. Ülivinge. Üle poolte nendest bastioni käikudest on veel nagu taastamata. Seal peaks olema inimesi nagu Jaapani turiste, Nikoni kaamerad kaelas nagu Dalmatia koeri. Aga ühesõnaga, ma saan sellest argumentatsioonist, ma saan jumalast tõesti aru, aga ma mõtlen, et kas sa nagu leiad, et publiku mahutavuse seisupealt meil ei ole nagu mingid muresid või? Miks ma seda nagu küsin, on see, et mind häirib näiteks ülikoolide puhul see, et me kunstlikult piirame juurdepääsu õppimisele. Et me ei võta nagu mingid arve rohkem, kui tegelikult võiks võtta. Ja minu, alati, tegelikult minu meelest on see mugavuses kinni, et mõningatel puhkudel ma olen nõus, et nagu sa ütlesid, et teatud kunstiliikidel on üks-ühene õpe ja seal on piirangud selgelt, eks ole, aga päris paljude puhul ei ole see, on ju. Ja mulle üldse see ei meeldi, et me ei anna võimalusi, sest me nagu näeme, et kui sa õppisid kellega koos, on ju, osade puhul see elus ei arvanud, et ta jõuab sinna oma elus, on ju, ja see on kõik mingite võimaluste tulemine, on ju. Ja näiteks hariduse puhul me hästi palju piirame seda võimalust, on ju. Et see, et inimene ei olnud tookord võimekas sisse astuma nendel tingimustel 16 parema sekka, eks ole, olete saanud seal 30-ndana sisse, oleks ta võib-olla, et mind see nagu häirib ja ma mõtlen nagu selles osas, et kas see kultuuri nagu nautimisega ei ole sama asi, et me oleme olnud siukses defitsiidis nagu Linnateatri puhul juba nagu aastaid ja okei, seal on uued. Me räägime 10. oktoobril seda juttu, kui avatakse Linnateatri uus maja. See on kestnud ka nii palju aastaid. On see õigustatud küsimus või ei ole? Kvaliteedi mõttes on seda saali väga vaja ja seda on vaja eelkõige publikule ja see ongi kõige alus. Ega me nii pea ei kavatse siit välja surra. Kogu aeg räägitakse seda, et peab toetama kultuuri, andma inimestele võimalust kultuuri nautida. See on ühe riigi ja rahvuse püsimise alustala. Seal kõrval on üks teine tore asi. Ain Hanschmidt on väga ilusti sõnastanud selle, et alati räägitakse, et inimesed peavad toetama kultuuri ja ettevõtted peavad toetama kultuuri. Aga selleks, et ettevõtted toetaksid kultuuri, peaksid Eesti inimesed toetama ka Eesti ettevõtteid. See on ringmajandus. See on ringmajandus. Nad peavad ostma Eesti ettevõtete toodangud, kasutama nende teenuseid, ostma Eesti ettevõtete aktsiaid. Ja riiklikult või seadusandlikult saab seda toetada kehtetuses maksurahu, et on stabiilne majanduskeskkond, et oleks julgust investeerida ja edasi areneda. Et see on täisväärtuslik elu, et muidu juhtub ühtepidi niimoodi, et ei olegi raha kultuuri jaoks ja teistpidi, et ei ole kedagi, kes toetaks kultuuri. No kuule, ütle mulle, kuidas kogu selle karjääri mõistes, mis ei ole väga kirju, sul on väga nagu niisugune, ma olen siin näinud, aga ma olen näinud siin 2 aastat ja 3 aastat ja 2 aastat ja 3 aastat, et sul on ikkagi väga niisugune stabiilne karjäär olnud, et nüüd sa leiad ennast turundusdirektori ameti kohalt.
võiks siis öelda kontserni nagu emaettevõtte see. Kuidas sa enda jaoks üldse seda rolli nagu defineerid, et turundus on ka väga lai mõte ja, või mõiste, eks ole, et mis see sinu roll seal üldse on, kui sa niimoodi defineerid seda? See on hästi tore küsimus. See kontsernis, kus on koos sidusettevõtete, tütarettevõtetega 110 ettevõtet. Kontserni turundusdirektor kõlab nagu niimoodi, et dirigent. aga reaalses elus on kõige suurematel tütarettevõtetel on väga suured turundusosakonnad, näiteks rääkides Tallink või Elenger, aga on ka väga palju üksusi, kus on väga vähe töötajaid ja kus ei olegi mingit turundusosakonda, seal me pakume nii-öelda abi. Aga üks oluline roll, ma olen nüüd 10 aastat olnud selles ettevõttes ja üks oluline roll on olnud ka mõnes mõttes olla brändijuht ja mõnes mõttes ka sellise hinge või meelsuse hoidja. Et kui investeerimise või valdusettevõtte juhtkond peab väga palju tegelema arvutuste, investeerimisotsuste, siis tihtipeale on vaja ka nende kõrvale toeks inimest, kes ma ei räägi, mõtleb pehmetele väärtustele, selleks on ka personaliosakonnad, aga kes mõtleb selle ettevõtte näole ja tema sisekliimale ja sellisele nagu loovale küljele. Kas sa nagu aitad tõlgendada kogu seda kliendibaasi, kui see on väga erinev, eks ole, läbi erinevate ärivaldkondade, et selle nagu umbes tunnetust, milline ühiskonnas võiks olla, et seda peegeldada siis selle omanike ringile tagasi, et nagu mitte juhtides seda on ju, aga et põhimõtteliselt nagu sükene kõrvalseisja, et kuulge, et kindlasti. Ja üks asi on ka töökeskkond, et kui näiteks Liivalaia maja või uus kontor valmis, siis ühel hetkel ma sain ülesandeks mõelda välja mingisugused asju, mis teeks sellest majast nagu lisaks sisekujundusele teeks kuidagi veel ägedamaks. Näiteks seal Liivalaia foajees, ma ei tea, kas nüüd algab jälle pime aeg, et seal on seina peal üks metallskulptuur, Heigo Jelle tehtud skulptuur. Et näiteks see, mis on nagu selline, ütleme, et selle skulptuuri lahti, üldse see, et see sinna tekiks, kuidas seda mõtestada ja seal toimub ka öösiti videomapping seal ümber, mingid majajuhid või asjad või isegi põrkegraafika kuni selliste teemadeni välja. Et see on nagu nii-öelda selles majas olemise või selles ettevõtmises meeleolu loomine, ka see on kontserni turundusdirektori. Kuule, maja sai ka nagu põhimõtteliselt võiks öelda kuldse fassaadi. Ja ma vaatan, et kuldne on väga maitsekas. Sõõrumaa väga palju kasutab kulda, eks ole, et temal on võib-olla siuksed nagu jälle mingid muud nagu aspektid sellele, aga kas seal on mingi mõte taga, mis see kuldne maja on? Kuldne on väga ilus värv, väga maitsekas värv. Aga tal mingit sügavamat mõtet ei ole, ma mõtlen selles osas. Ei niimoodi tahtlikult, teadlikult ei ole keegi öelnud, et maja peab olema kuldne. Kas see, et Tallink oli ammu börsil, aga Infortar läks palju hiljem või võiks öelda, et alles läks, eks ole. Kas see sinu nagu rolli kuidagi muutis ka, et nüüd me oleme nagu kontserni endaga börsil? Väga palju muutis üleüldse, ma arvan, olla Eesti ettevõtte turundusdirektor või turundusjuht või turunduse eest vastutav inimene sellel hetkel, kui ettevõte läheb börsile, see on nagu chance of the lifetime.
seal on tehnilisi asju palju, seal on kommunikatsiooni, et neid ja juriidilisi asju, väga palju. Et neid, no ütleme, et see protsess on üks, eks ole, et teile öeldakse ka nõustajate poolt, mida võib, mida ei või, mis peaks nagu kommunikeerima, kuidas on ju. Ma saan aru, et tegelikult seal on üks hästi lihtne printsiip on ju, et informatsioon peab kõikidele osapooltele olema kättesaadav ühel aegselt igalt poolt, nagu ühest kohast on ju. Et kui sa sellest kinni pead, siis üldiselt vist saad nagu tegutseda, aga ma mõtlen, et kas see hilisemas etapis nüüd, kui juba börsil on, kas sa tunnetad ka, et su nagu töö on nagu muutunud, mingis osas on nagu läinud selliseks, et on vähem nagu võimalust midagi öelda või teha, et sa pead kogu aeg selle peale mõtlema versus Tallinkiga selles osas nii pidite mõtlema, aga põhimõtteliselt versus varem, et keegi tuli, siis rääkisid, mis sa rääkisid, hoidsid ka ettevõtte mingid ärisaladusi on ju, aga no võib-olla üks väga oluline muudatus on toimunud ka Infortari rollis ühiskondlikus elus, et nüüd, kus on firmal üle 6000 aktsionäri, kes kõik mõnes mõttes omavad ühte osa sellest ettevõttest, mis on aktsionäri põhiline ootus, et aktsia hind kogu aeg kasvaks ja ta saaks nagu ütleme väärtuse kasvust dividendide näol kasu. Või ta müüb selle lihtsalt maha ja teenib sealt vahet, eks ole. Jah, aga sellisel juhul, kui aktsionäri käest küsida, et kas sa tahaksid saada rohkem dividende või tahaks, et me toetaksime näiteks mõnda jalgpalliklubi, siis aktsionär ütleb alati, et mina tahaks ikka rohkem dividende saada. Et selline ühiskondlik roll, me küll toetame iga-aastaselt väga palju nii sporti, sotsiaalvaldkonda, kultuuri ja keskkonnahoidu, aga lihtsalt, et need inimesed väljaspoolt vaadates, neile tundub, et tegemist on nagu väga suure ja väga rikka ettevõttega, aga tegelikult nad ei saa aru, milles seisneb valdusettevõtte või investeerimisettevõtte toimimise printsiip. Et samamoodi nõuab investeerimisettevõtte oma tütarettevõttelt maksimaalset tulemust. Ja kui selle tulemuse saavutamise hulka kuulub nii-öelda pehmete väärtuste või mingite valdkondade toetamine turundusvõttena, siis see on absoluutselt aktsepteeritav. Me kunagi ei ütle oma tütarettevõtetele, mida nad selles osas tegema peaksid või tegemata peaksid jätma. Aga et väljaspoolt vaadates selleni tihtipeale ei tule. Ja siis tekib selline tunne, et justkui nagu see on, et saaks rohkem teha ja püüamegi teha, et me oleme Eesti nagu, me oleme kindlad valdkonnad välja valinud, pikaajalised koostööpartnerid, oleme Eesti Golfiliidu nagu võistlusspordi suurtoetajad, Eesti Tenniseliidu suurtoetajad, oleme ehitanud Lasnamäele 10 miljoni euro eest Tallink tennisekeskuse, et seda panust on tegelikult ju väga palju. Aga see tuleb nende, nagu asutaja aktsionäride eelkõige nagu huvidest, et nad on tekkinud kuskil mingisugused valdkonnad, mis neid on rohkem kõnetanud ja nad on näinud, et seal oleks vaja rohkem panust ja nagu on, et tegelikult ega meil ju need Eesti ikkagi asutajad mõnes mõttes selle spordi ja kultuuri nagu jaotasid enda mõistes ära, et ma ei mõtle nagu halvas mõttes, aga et minu süda on rohkem siin ja mina panustan siis siia, et siis mul teine saab jälle teise kohta. On see kuidagi niimoodi kujunenud või ja need et teil ei ole niisugused nagu kindlad protsente, et te nüüd panete ühtlaselt laiali või kuidas see nagu süsteem käib? See on seotud selles mõttes, see tundub justkui nagu umbes, et minu hobi on see ja sellepärast me toetame seda. Aga seal on üks väga oluline aspekt on see, et kui üks inimene süvitsi tegeleb mingisuguse valdkonnaga, siis ta oskab ka näha, kus on kitsaskohad, mis vajavad näiteks toetust, kus on mingid puudujäägid, et see on seotud ka nii-öelda puhtalt oskusteabega ja selle tõttu ei ole mõtet toetada midagi, millest sa midagi aru ei saa. Sest et siis sa ei saa ka
nõuda sealt tulemust ja sa ei näe ka tulemuslikkust. Vaata, ma korra veel räägin nendest tasuta aktsionäridest, et nad on tegelikult respekteeritud, tuntud inimesed tegelikult Eesti ühiskonnas ja noh, Hans Schmidt on, eks ole, pangandusest tulnud, mis on niisugune konservatiivne, et ta võib-olla ülepea ei ole selline noh, et uksest läbi, eks ole, et ta võtab ikkagi rahulikult, et kuidas on nagu selliste isiksustega, nagu positiivses mõttes isiksustega töötada, et kas nad tulevad ja arutavad seda sama tunnetust, et kuule, et me tahaks teha sellise käigu, on ju, osta sellise asja ära või nii edasi, on ju, et mis su tunnetus on, mis praegu ühiskond teeb, on ju. Või kuidas see nagu igapäevane nagu töö käib? Noh, mul on endal kogemust ühest sellisest omanikust väga pikalt, on ju, ja oli väga palju sükst arutelu, eks ole, on ju, ja siis samamoodi ka seda, et võib-olla minu omanik, kellega juures ma töötasin, oli siuke nagu aktiivsem, eks ole, igast väljaütlemistega ja see tekitas mulle nagu hirmus palju peavalu, kuidas sellega hakkama saada, et ma vaatan kõrvalt, et Infortari aktsionärid ei ole sellised, et vähemalt sa selles osas ei pea nagu liiga palju mõtlema, aga kuidas see nagu omavaheline igapäevane elu see 10 aastat on olnud? Väga tore on olnud ja me suhtleme igapäevaselt ja väga palju, nagu sa ütlesid, kõikides meeleoludes ja asjades, aga investeerimisotsustes mina ei ole kaasatud ja aktsepteerin ja respekteerin seda väga. No kuule, selles mõttes te ju ka lähete kuskile või noh, ma ei taha nüüd Infortari enda kohta küsida, aga et noh, kui sina nagu vaatad, kuhu maailm läheb, on ju, et me natuke nagu rääkisime sellest kultuuri poole pealt, aga kuivõrd sa seda tehnoloogia maailma vaatad, et mida see hakkab tähendama meie nagu turunduseriala tööle või sellele eriala tööle, milles sina vastutad, ükspuha, kuidas sa defineerid enda jaoks seda? AI-d ma kasutan igapäevaselt ja väga palju ja tehnoloogia kindlasti on tulnud selleks, et jääda ja inimesi aidata. Kas me 10 aasta pärast näeme, et see tehisintellekti saabumine on põhjustanud sellise plahvatuse, nagu väga palju praegu arvatakse, aga kindlasti 10 aasta pärast tagasi vaadates on paljud asjad muutunud hästi igapäevaseks ja loomulikuks. Et selles mõttes tehnoloogia on väga oluline. Ma olen väga suur tehnoloogiliste arengute austaja ja kasutaja, lausa suur tarbija ja fänn. Olen suhteliselt hästi kursis asjadega. Aga ma mõtlen seda, et ütleme, et jätame võib-olla ka Tallinki sükse suure turundustiimi kõrvale ja nagu sa ütlesid, sul on neid ettevõtteid ka seal rohkem, on ju, et kui tulevad uued kolleegid sisse, noh, ja nendel seal ei ole väga suur kolleegide baasi, eks ole, nende tütarettevõttes kõikides, on ju, et mis sinu, ja nad tulevad, kuule, et räägiks korra, et mida sa nagu arvad, mis peaks, kuhu poole peaks vaatama ja jätame isegi valdkonna spetsiifika kõrvale, on ju, et milline see diskussioon võiks välja näha, et mida sa nagu ütled inimesele, noh, inimesel ka mingid kogemused, aga et kogemuste jagamine ju see oleks omavahel, et mida sa soovitaks inimesel nagu, mille peale nagu mõelda või mida enda fookuses hoida, jättes kõrvale ärispetsiifika, kõik muud aspektid, on ju. Kui ma inimlikust, ütleme, et ma tuleks sulle ühe tütarettevõttesse, kus ma lihtsalt tahaks suga sellist juttu ajada, et kuule, mis sa arvad, on ju, et mis on kõige tähtsam, mille peale mina pean mõtlema? No aga siis ajamegi juttu ja mõtleme koos välja, mis on kõige tähtsam, lähtudes eesmärkidest, ka majanduslikest eesmärkidest ja turunduslikest eesmärkidest. Ma mõtlen, et kas sa nagu rõhuks täna tehnoloogiale rohkem või rõhuks nendesse inimtunnetesse või milles see on, et selle võib-olla kõige täpsem definitsioon on tehnoloogia poolt kaasa aidatud inimtunnetesse. See on kõige suurem oht, kui inimene kirjutab mulle AI-ga kirja, siis ma olen natuke solvunud tavaliselt. Et ta ei võtnud seda aega ja et ise ei panustanud ise ennast. Ja ma saan kohe aru, kui see on, ja ma olen ükskord vastanud isegi niimoodi, et ma lasin nagu kunstlikult jube pika vastuse koostada nagu ilmselgelt AI-ga ja jätsin selle veel toimetamata ka ja lõppu panin väikse postscriptumi, et nagu küsisid, nii vastasin.
see on väga hea mõte tegelikult, see inimlikkuse säilimine, eks ole, selles tehnoloogia sees. Noh, mul on üliõpilastega on see natuke mure, et kes meilt siis välja nüüd tuleb, et nad tundub, et nagu ise ei mõtle enam midagi ja on juba raskusi ka selle ülesande püstituseks sellele tehisintellektile, on ju. No kui sa peaks soovitusi andma turundajatele lõpetuseks, et lisaks sellele inimlikkusele, mille peale nad peaks rohkem mõtlema, mis sa näed kõrvalt, et sa oled olnud nii teenuspakkuja kui praegu ka tellija mingis osas rollis on. Mis nad võiks mõelda? On sul veel mingid küsimusi? Okei, tähendab... No selles mõttes, et inimlikkus on hea aspekt, on ju, seda nagu kardetakse, et see kaob, on ju, aga et võib-olla mis see on, mis neid aitaks oma töös paremini teha, kes on rohkem lost, et ajad muutuvad ja tarbijad muutuvad ja kõik muutub, on ju, kuidas ma hakkama saan oma asjades? Sa oma küsimuse andsid ühe hetke aega mõelda ja turunduse inimesed tahtmatult osalevad inimeste mõtlemise või väärtushinnangute muutmises ja mõjutamises. Ja kõige suurem puudujääk või siht, mille poole peaks püüdlema, on heas mõttes demokraatia. See, et toimuks vestlus, debatt, arutelu, kus võivad olla erimeelsused, aga et jääks võimalus jääda eriarvamusele. Et praegu on tekkimas üks selline minu jaoks väga ebameeldiv tendents, et hästi lihtsalt hakatakse paika panema ja sildistama teisi inimesi, teisi rühmitusi, öeldes, et keegi on õige, keegi on vale, et peaks iga hinnaga püüdma säilitada inimeste võimalust omavahel vestelda, debateerida, ehk siis säilitada demokraatiat. Ja see on ka turunduses üks väga oluline, et pakkuda inimesele valikuvõimalusi ja aidata neil teha õigeid valikuid. Suurepärane mõte, raske küsimus oli, ma tean. Mart, ma tänan, et sa võtsid aega siia tulla meiega vestlema, et minul oli väga huvitav ja ma meelega tõmbasin selle diskussiooni väga laiaks, mis minu meelest turundajad peavad teadma väga paljudest asjadest väga palju. Mida rohkem me seda maailma avardame, võib-olla seda rohkem seda diskussiooni ja debatti me siia ühiskonda saame. Tänan kutsumast. Ja kõiki teisi siis kutsun üles järgmist episoodi kuulama, vaatama, et kõike head teile.